No nii, Robert Virves, Portugali MM-ralli, no oled siin sõitnud, olud tuttavad, samas raja kirjutamisel kogesid vist päris palju muda, et kuidas need olud sinu silma järgi on ja nüüd teed vist kuivavad ka, et kui palju see muudab asju? Jah, ütleme, üks päev oli päris mudane, aga ma tahaks uskuda, et kui nüüd juurde ei saja, siis ralli ajaks võiks olla kõik täitsa kuiv. Tahaks uskuda, et nii jääb ka. No kas sa oled juba uue auto, uue tiimiga nüüd juba tänaseks kohanenud ja kui mugavalt sa siia Portugali starti minnes ennast tunned? Ma tahaks uskuda, et võiks olla mugav, et meeskonnaga on esmane kokkupuude, aga suures plaanis nad on kogenud tiim ja selles osas ma arvan, et ei pea nagu muretsema, et peaksime hakkama saama. Ja ralli koha pealt ka, et mõned korrad on oldud siin, suurem osa on nii-öelda kunagi sõidetud ka, et ma tahaks uskuda, et võiks olla okei. No WRC2 autode konkurents on siin ülitihe ja sõitjaid väga palju, et kas sa enne rallit üritad ennast kuidagi positsioneerida ka või pigem lähed oma sõitu tegema? Tänavust hooaega vaadates, siis ma arvan, et oleks mõistlik teha üks vigadeta ralli vahelduseks. Et ma arvan, et suht koht keeruline saab olema, et eriti homne päev on päris pikk ja nõudlik, et ütleme, praegune eesmärk oleks teha puhas sõit, vältida vigu ja rehvi purunemisi ja ma tahaks uskuda, et kui see õnnestub, siis see lõpptulemus võiks ka olla päris hea. Et puhas sõit tähendab ikka seda, et nagu päris viimast või riskipiiril sõitu teha ei ole vaja, et sellest sa oled enda peas selle paika pannud. No just. Aga mis selle rallil sinu jaoks kõige suurem väljakutse on, kui vaadata just neid kiiruskatseid? No, eks see ongi, vaata tegelikult kohati on pigem mitte kõige siledam. Samas elu on näidanud, et kui üritad nii-öelda väga autosäästlikult sõita, siis teised seda ei tee. Et see ongi see, et liiga palju hoogu maha ka ei saa võtta, sest et siis nagu teised sõidavad lihtsalt eest ära, aga samas ongi puruks ka ei taha sõita. Ma arvan, et see tasakaal on kõige tähtsam ja eks natuke peab õnne ka olema nendes oludes. No lõpetuseks siin on 3 eestlast WRC2 klassis, et kui palju sa neid jälgid ja kuidas see 3 eestlase järjestus omavahel hakkab olema sel rallil? Ma ei hakka midagi pakkuma, aga eks ma ikka jälgin suhteliselt kõike, mis toimub, et silm tuleb ikka peal hoida. Edu sulle! Aitäh!